Olen olnud NATOga seotud läbi kogu elu, seda nii diplomaadina kui ka kaitseministrina, välisministrina. Olen olnud alati arvamusel, et Eesti kaitsmisel on kaks niisugust sammast, on iseseisev kaitse, aga väga oluline on meie liitlaste toetus, millest siis hiljem sai NATO liikmelisus. Kui seda ei oleks, kui täna me ei oleks NATO liikmed, ma usun, me võime kõik ette kujutada, kui traagiliseks võiks kujuneda Eesti saatus niisuguse putinliku Venemaa kõrval olles. Mis puudutab mu isiklikku tegevust, siis kaitseministrina oli kindlasti väga oluline hoida kogu Eesti ühiskonda, Eesti kaitseväge sellel lainel, et tuleb teha palju reforme, palju muudatusi, et me oleksime NATO kõlblikud. Ja Eesti kaitseväes oli muidugi ka erinevaid koolkondi, oli inimesi, kes uskusid meie liikmelisust, oli inimesi, kes olid väga skeptilised. Nii et see töö läbi aastate oli üsnagi keeruline, aga sellel hetkel, kui see aken avanes, sellel hetkel me olime valmis, sest tegelikult see on kõige olulisem. Sellisele väikesele riigile nagu Eesti, see aken, see võimaluse aken oli väga väike. Ja kui sa sellel hetkel ei ole valmis liituma, siis see aken sulgub ja sul sellist võimalust enam ei olegi. Mis oli võib-olla suur probleem NATO püüdluste ajal, oli see, et kogu niisugune rahvusvaheline kogukond, neil oli väga raske ette kujutada Balti riike NATOs. Nagu praegu on väga raske ette kujutada paljudel inimestel kahjuks Ukrainat NATOs. Et see ei olnud nende kujutlusväljast. Nad ei kujutanud ette, kuidas oleks võimalik Balti riike NATOsse võtta ilma, et sellest tekiks konflikt Venemaaga. Ja lõpuks suudeti võtta, mingit konflikti ei tekkinud ja iseenesest see, et Balti riigid tunnevad ennast kaitstuna, see ainult lisab stabiilsust Euroopas. Neid argumente, miks meid ei saa võtta, neid oli tohutult palju. Ja ütleme, rõõm oligi see, et me samm-sammult lükkasime kõik need argumendid ümber ja lõpuks jäi ainult üks, te elate Venemaa kõrval ja see ei ole iseenesest legitiimne argument. Venemaa kõrval olev lääneriik peabki olema NATO liige, see on tema ainus võimalus ellu jääda.